Tšau! Täna ma tahaks teile tutvustada hoopis ninaloputuskannu. Kes veel ei tea, see on ninaloputuskann, netipot sanskriti keeles. Ja mida siis sellega teha? Et samamoodi sellel ajal, kui meil on palju nohusid ja igast viirushaiguseid, või kui me elame suures linnas, kus õhk ei ole kõige puhtam, siis on kasulik loputada oma nina igal hommikul kindlasti. Aga kui on selline, ma ei tea, käite Londonis või Indias, siis tasub seda kindlasti teha ka õhtul. Et kuidas see käib? Paned siia ninaloputuskannu sellise käe sooja vee, et meie talvine kraanivesi on natuke liiga külm, et ta võiks olla selline kergelt leige. Ja siis toasoe siis pigem, mitte leige. Ja siis panna selle kannu peale üks väike teelusika täis Himalaja soola. Või mõnda muud head soola, meresoola, aga mitte lauasoola, eks, või mitte sellist, kuhu on lisatud mingeid aineid sisse. Et peaks ta ikkagi olema siis korralikust looduspoest pärit sool. Ja siis lahustad selle soola seal ära. Ja seejärel, vett mul siin sees ei ole, ma ei saaks teile seda näidata kraanikausi kohal. Eks valata kõigepealt ühte ninasõõrmesse ja see vesi tuleb ilusti teisest ninasõõrmest välja, siis peate olema kraanikausi kohal. Ja samamoodi siis nüüd valata teisele poole ja tuleb teisest sõõrmest välja. Eriti hea, kui tunne on, et hakkab nohu tulema, et siis tihtipeale teed seda žalanetit ja nohu ei tulegi või läheb väga kiiresti üle. Et hästi soovitan seda. Ja tänane meetod ongi siis see, žalaneti. Ehk siis ninaloputuskann. Neid on natukene erinevate kujudega, eks olemas, et minu meelest meie kas looduspoodides kuskil ma olen kindlasti näinud, et küsige. Aga kohtumiseni homme!